Euroopa Kalandusfondi toel ehitatud Eesti Mereinstituudi esimene uus uurimislaev sai nimeks endale täna Aurelie. Aurelie ehitati Eestis vastavalt Mereinstituudi soovidele ja vajadustele. Instituudi töötajad loodavad, et uus uurimislaev aitab neil teha teadustööd edukamalt ja odavamalt. 15 meetrit pikk, üle 4 meetri lai ja veidi alla 1 meetri süvisega uurimislaev sai Pärnu Vallikraavis oma ametlikuks nimeks Aurelie. Palun hoia ja kaitse meid, saagu su nimeks Aurelie. See aitab Mereinstituudil maailma mastaabis pildil olla, et kindlasti me teeme selle laevaga pikaajaliselt edukaid teadusuuringuid, mis siis omakorda toovad endaga kaasa suured teadussaavutused loodetavasti. Kõigepealt peab olema siin võimalus kala traalida. Traalimised on üks moodus, kuidas kalavaru hinnata. Teiseks peab olema seal piisavalt tööruumi, seda kala on vaja analüüsida. Seal on olemas võimalus panna vintse, et mitmesuguseid veeproove võtta või planktoniproove koguda. Ühesõnaga kõik, mis meie tööks on vaja, mida me oleme suutnud praegu välja mõelda, on selle laevaga tehtav. Aurelie on Eesti Mereinstituudi esimene uus laev. Varem on instituut kasutanud teiste vanu laevu ja neid üles putitanud. Me jätkame oma traditsioonilisi töid, aga me saame neid teha mugavamalt ja mis väga tähtis, odavamalt, sest vanad laevad on väga kulukad ülal pidada. Uurimislaeva Aurelie kodusadamaks saab Pärnu. Muuseas, Aureliaid on Pärnu lahes veelgi, aga elusaid. Nimelt tähendab Aurelie ladina keeles meriristi ehk millimallikat.